ja nõnda me otsime, hulbime, mismoodi kõik olema peaks. Ta sünnib hommiku valguses, oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas. Tere tulemast kuulama Tervisetasku podcasti. Minu nimi on Merike Lehepuu. Kas sa oled vahel vaadanud mõnda ülekaalulist inimest ja mõelnud, kui ta ainult sööks tervislikumalt ja liiguks rohkem? Või oled sa kuulnud, et keegi sinu tuttavatest on teinud maovähendusoperatsiooni ja sul on käinud peast läbi mõte, et kas tõesti ei ole siis olnud inimesel nii palju tahtejõudu, et oma kehakaalu kontrolli alla saada? Ja oled sa kuulnud sellest, et tegelikult rasvumine on metaboolne haigus ja see ei ole mitte kuidagi seotud sellega, et see on inimese iseloomuviga, ta on laisk ja ta ei viitsi iseendaga tegeleda. Täna olen ma saatesse kutsunud väga toreda ja armsa naise, kes on läbinud maovähendusoperatsiooni ja märtsi alguses saab sellest peaaegu aasta. Ja nüüd on lugu selline, et ta on nõus jagama oma lugu ja selleks, et me saaksime kõik aimu, mida see maovähendusoperatsioon endaga kaasa toob, mis sellele eelneb ja kuidas see naine üldse jõudis selleni, et ta võttis selle teekonna ette. Tere tulemast saatesse, Kadi Markus. Tere. Kadi, kui mina sind vaatan, siis minu jaoks oled sa alati olnud rõõmsameelne ja särav ja muretu, kui nii võib öelda. Ja ma tegelikult sain sind teadma, ütleme nii, et pea 10 aastat tagasi. Ja seda kõige ilusamal hetkel, kui ma sain teada, et ma olen lapseootel ja sina olid siis arstiga kabinetis ja sa eristusid koheselt minu jaoks, sest sa olid nii rõõmsameelne ja särav. Ja kui ma täna sind vaatan ja sa ütled, et sa oled -42 kilo, siis selles hetkes, kui ajastut tagasi rännata, tundub see minu jaoks täiesti ulme, et mina isegi ei näinud sind suurena, ja täna oled sa sellise põneva teekonna läbi teinud, kui nii võib öelda, ja oled sa siin, kus sa siis oled. Et ütle, Kadi, kuidas sa üldse nagu sellise teemani jõudsid, et sa tahad võtta ette operatsiooni ja teha siis muutus oma elus? Nii palju, kui ma ennast tundma olen õppinud, ma sain aru, et ainus viis, kuidas ma päriselt oma elustiili muudan, on radikaalne otsus. Et siis ma teen kõik selleks, et mu tervis püsiks. Minu eesmärk oligi opile ju minna, et tervemalt elatud aastaid oleks rohkem. Mitte see, et ma tahaksin praegu parem välja näha, see ei olnud kunagi minu eesmärk. Vaid minu ülekaal ei olnud mulle põhjustanud veel ühtegi tervisehäda. Sellisel kujul, mis mõjutaks mind igapäevaselt, ei olnud vererõhk tõusnud, võib-olla liigese valub midagi, aga mitte midagi erilist. Et ma tundsin enda kehas tegelikult ennast hästi, aga kaine mõistus andis aru, et see ei ole jätkusuutlik. Ühel hetkel hakkavad kehas mingid kohad üles ütlema, kui ma mitte midagi ette ei võta. Et see oli minu eesmärk. Samamoodi ei eesmärgistanud ma seda, et ma teatud numbrit tahan alla võtta. Ma olin ainukesena välja mõelnud, et võiks jõuda kehamassiindeksi järgi normaalkaalu. Ja see on kõik. Et see, et sa ütled siin kõva häälega välja, et -42 kilo on mulle samamoodi. Ma nagu ei suuda siiani uskuda, et see nii on läinud. Sa, Kadi, oled öelnud seda, et tegelikult kui üldse võtta enne operatsiooni, et tegelikult sa ju armastasid ennast sellisena, nagu sa olid. Tavaliselt on ju see, et inimesed vaatavad ennast, nad on rahulolematud endaga, oma kehaga ja isegi karm välja öelda, aga nii on, et inimesed võivad olla endaga väga kurjad ja vihata ennast sellepärast, et nad ei taha seda peegelpilti näha. Ja sina, olles pluss 42 kilo, eks, armastasid ennast. Kuidas sa selleni jõudsid või olid sa siis kogu elu ennast armastanud? Ei, kindlasti mitte. Selleks oli vaja totaalselt läbi põleda kõiges.
nii emaks olemiseks, naiseks olemises kui töös ja siis tuli hakata ennast uuesti üles ehitama ja selle keskmesse sai ikkagi suhe iseendaga. Ja see suhe iseendaga üles ehitamine, ma aastaid ikka, et see ei ole niimoodi, et plaks ja valmis. Ja tõesti, mul ei olnud, ma ei saanud suhestuda nende väidetega, et ükskõik siis kus kaalulangetusprogrammis on, et siis sa hakkad ennast paremini tundma. Ma tunnen praegu ka hästi ennast. Ma ei jätnud midagi tegemata sellepärast, et ma suur olin. Kui ma tahtsin, ma läksin oma teismelise tütrega peole, täiesti ükskõik oli see, et enesetunne oli hea ja ma tegin ikkagi seda, mis minule rõõmu pakkus, mitte seda, mida ma siis justkui sain teha või mis on kombeks väiksematele või suurematele. Sest hästi huvitav ongi see, et tavaliselt ju öeldakse, et selleks, et ennast armastada, mul on vaja teha seda, teist ja kolmandat, eks no väga palju on ikkagi see, et kaalust alla võtta ja võt siis ma tunnen ennast paremini ja nii edasi, et siis ma saan komplimente ja siis see kuidagi upitab minu ego ja siis on kuidagi hea olla oma kehas, aga tegelikult see ei ole nii, saan mina sinu jutust aru. Minu puhul ei olnud, ma ei taha üldistada, et minul oli seda boost'i nii teistmoodi vaja, et ma pidingi tõenäoliselt oma elus ära õppima armastama end sellena, kes ma olen, siis ilmselt läbi selle armastuse teekonna ma jõudsingi sinnani, et ma tahan ka oma keha armastada nii, et mu kehal ka oleks hea. Et hoopis täitsa teistpidi pidin lähenema mina. Aga kui sa ütlesid, Kadi, et sa põlesid läbi kõiges ja kas sa tundsid siis, et su keha on täielikult ülekoormatud sellest kõigest, mis sa siis kehale tegid? Jah, kõik asjad, et kõik see 110% panemine ja panustamine kõigesse, et oma töösse, emaks olemisse, kodu naiseks olemiseks, kõiges 110% allahindlust ei suutnud endale teha, ja see hetk ma mäletan täpselt, kus oli see, et kui on aprillikuu, ma vaatan kalendrit ja terves suvel kõik nädalavahetused on planeeritud ja see tekitas minus nagu täiesti tõrke ja nüüd ma hoian ikka väga palju vabadust seal. Kas sa ise planeerisid või siis? Lihtsalt kõik need asjad, erinevad sünnipäevad, mingid sündmused, kõik asjad ja siis sa vaatadki, et ka tegelikult õhku ei olegi. Ja see tegelikult oli see minu arust, mis saigi nii-öelda viimaseks piiriks. Pluss COVID. Okei. Kas sa, kui ma kuulan sind, siis mulle tundub, et sa oled perfektsionist, eks? No. Ja see, et vajadus teha kõike hästi ja kas tõestamisvajadus ka on sul? Enam ei ole, aga on olnud ja on olnud. Ja kui sa küsid, kellele, ma ei tea, sellele ma ei oska vastata. Ju siis ise endale, ma arvan, et oli vaja tõestada ja see sama teema, et oli vaja kohale jõuda, et ma ei pea tegema neid asju nii, nagu mulle öeldakse, vaid ma võin teha omamoodi, et ma võin oma aju kasutada. See on väga hästi öeldud. Jah, et ma võin enda aju kasutada ja toimetada tööl nii, nagu mina tunnen ja taju pealt, et kuidas on õige. Emaks olemises täpselt samamoodi taju pealt, mitte nii, nagu on ühiskonnas kombeks või mis on aktsepteeritud ja mis ei ole justkui aktsepteeritud või see ühiskonna surve on meil ikkagi liiga tugev. No ja rääkimata päritolu pärast. Ja seda loomulikult. Mulle nii meeldib, et sa tood välja selle, et mitte midagi ei pea ja et oma mõistust tuleb kasutada. Kui sa vaatad ja tood välja selle ühiskonna teema ka, siis tõepoolest minul ka tundub seda, et hüppa, eks, kui kaugele. Et seda küsimust ei ole vaja küsida, et lihtsalt hüppa kas või tundmatusse ja vaata, mis siis saab. Aga see ongi see koht, kus meil on nii palju seda, et ma pean tegema seda, mida siis minult oodatakse, mida minult nõutakse ja mis eeskirjad ette näevad. Loomulikult on asju, mida me ei saa eirata, see on ilmselt selge, aga lihtsalt see, et sa julged välja öelda selle, et ka süsteemis sees saab luua oma süsteemi, see minu arust kõlab väga hästi. ja sa näedki, kuidas see hakkabki tööle, sellepärast siis sa saavutad reaalse nagu täiesti teadliku kontakti inimestega, kellega sa siis parasjagu töötad või lastega siis, et kui sa oled sina ise
sest see siirus toodab siirust ju. Et noh, see ongi see, et kui mina olen siiras, siis on mu lapsed minuga siiramad, kui mina olen siiras, siis tööl samamoodi naised järjest rohkem avanevad ja julgevad mingeid asju rääkida, mida võib-olla muul juhul ei tuleks jutuks. Mulle meeldib see lause lihtsalt, et ole lihtsalt normaalne ja minu arust see ongi siirus, et kui sul on paha tuju, siis on paha tuju, kui sa ei pea seda teiste peale välja elama, kuid lihtsalt sa annad sõnumi edasi, et sul on paha tuju, et mitte see, et kõik mõtlevad, et hoidke eemale, tal on midagi viga, eks. Okei. Kadi, aga kui sa läbi põlesid ja siis sa jõudsid teatud punkti, siis mind huvitab ikkagi see koht, et mis hetkel sul nii-öelda see lamp põlema läks, et ma lähen nüüd operatsioonile, maovähendusoperatsioonile. Kui operatsioonil 2025, 2023 lõpus läksin ma kirurgi juurde, mis tähendab seda, et enne kirurgi perearst, seal mõned kuud ees ja ma mäletan, ma tegin selle otsuse 2023 suvel, puhkuse ajal, vaikuses olles, et ma panen selle raja käima. Aga ma ei olnud endale seadnud tingimust, et ma ilmtingimata lähen opile. Ma panin selle raja käima teadmises, et ma otsustan siis, kui opiaega pakutakse. Et ma ei pannud kohe endast nagu sellesse. Ja sellel hetkel, muide, kui ma otsuse tegin, langes kaal 10 kilo. Kuidas, mida ma teistmoodi tegin, ma ei tea, aga sellel hetkel kaal ise liikus ka kuhu. Et nagu keha reageeris, tahaks nagu nimetada seda selliselt. Tegelikult on sellel ju väga lihtne vastus. See oli otsus, mis vähendas pinget su kehas ja kui kehas on vähem pinget, siis ju ka kehakaal saab langeda. Aga loomulikult, kui on tegemist haigusega, et siis see tahab natukene rohkem toetust saada ja me muidugi ei tea, mis oleks saanud, kui sa ei oleks läinud, aga me sellest täna ei räägi, vaid see on hästi hea, et sa selle välja tood. Et hea kuulaja, et mida mina julgen sulle soovitada, et mida vaata ennast korra, et mida vähem sinus on pingeid ja stressi, seda kergem on su kehal olla tegelikult ja Kadi, sa ütlesid väga hästi, et ma toon lihtsalt selle nii-öelda nagu eriti välja, et vaikuses jõudis sinuni see vastus enda seest, et võt nüüd ma olen valmis seda tegema. Et sa ei teinud seda kuidagi arstide soovitusel, pere nõudmisel või kellegi teise ütlemisel, et kuule Kadi, et no sa äkki peaks midagi endaga ette võtma. Et mulle nii tohutult meeldib see, et see tuli nii puhtast kohast sinu sees ja see otsus ilmselgelt on õige. Võib-olla see sama arusaamine, et ma ei saa teisiti enam edasi, ainus variant on radikaalne otsus, et ma ei saa teisiti muuta oma elustiili. Need harjumused on nii tugevad ja nad on palju tugevamad, kui me ise oleme need harjumused, nii raske on neid muuta. Et endale tahtmist liikuma minna, et endale tahtmist toiduvalikuid teistmoodi teha. Saab nüüd öelda, et peaaegu aasta ei ole magusat söönud ja ma ei igatse üldse. Null igatsust on nagu mingite maitsete järgi, seepärast, et maitsemeel on nii palju muutunud. Minu lemmik, piinlik öelda, aga Red Bull täiesti õudse maitsega on praegu, et enam ei talu ja ei maitse. Mille, õnneks ei ole kaotus, see on ainult võit. Ma proovisin, et see lemmik maitse, mis mul oli, Kuidas sa seletad seda või seda tundub, et ei olegi võimalik seletada, sa oled operatsioonile, tuled sealt tagasi ja sa magusat enam ei taha. Keegi ütles sulle, ära söö enam magusat. Alguses oli ju keelud, et mingid toiduained, mida me ei tohtinud tarbida ja see korralik dieet, vedelikudieet ja püreedieet nii-öelda, mis seal tuleb, et see tuleb kokku umbes, ütleme 6 nädalat või midagi sellist on nagu väga reglementeeritud see, kuidas sa võiksid toituda. Ja edasi ju ka, et bariaatriõed ju need toitumissoovitusi jagavad, et seal tuleb nagu jälgida seda. Nagu on saiatooteid, pigem on parem, kui ei tarbi ja nii edasi, aga õpetus tuli ikka sellelt, et ma sõin hommikuputru, kuhu ma panin pisut mingit pudingit, mis ei olnud nagu mingi liiga magus, aga pärast seda tekkis dumping, ehk siis väga halb enesetunne niimoodi, et see halb enesetunne oli tõesti selline, sa ei saa aru, kas sa minestad, oksendad või kukud kokku. Et see oli ikka nagu nii halb enesetunne. Ja pärast seda sa vaatad seda magusat natukene sükse pilguga, et see ei ole mu kehale hea, ma ei taha seda tunnet enam. Vot just nimelt, ma ei taha seda tunnet enam. Just. Ja vot see ongi see, et kui me püüaksime kinni, et see tunne, mis tekib peale
söömist peale kellegile mingi asja halvasti ütlemist või meis jääb ju mingi tunne, et kui me oskaks seda kõik märgata, siis oleks ju lihtsam neid uskumusi, harjumusi ju muuta, mis sa ütlesid, et see tegelikult on raske. Aga Kadi, ma ikkagi küsin seda ka, et enne operatsiooni, kas sa midagi tegid selleks, et oma kehakaalu siis Jaa, ikka aastaid erinevaid asju proovinud, on see kaalu jälgimine, FitLapi toitumiskava, kõik võimalikud siuksed nagu kuidagi nagu lihtsamini toimivad asjad, et ja eks ma ju jootanud olin ennegi ja kaalu jälgimisega kunagi ka langetanud midagi ja see nagu eduelamus sealt justkui oli, aga ma ju nägin, et see ei olnud jätkusuutlik. Et see oli nii korraks, aga kuna ma ei muutnud oma elustiilis suurt midagi lihtsalt, et kui sa panid neid punkte kirja, siis justkui oli nagu hästi, aga nii kui enam ei pannud neid punkte kirja, siis hakkas see kaal kohe tagasi hiilima. Sest enda sees ei olnud mingid asjad korda tehtud justkui, et emotsionaalne tasand ei olnud ju muutunud. Just. Siia vahele ka hea kuulaja saan ma öelda, et need teemad, mida mina oma rubriigis terve mina puudutan, on alati seotud minu endaga ka. Ja kui sa tõid sisse selle kaalu jälgimise, siis ka mina olen tegelikult oma keha saanud justkui tagasi, kui ma läksin kaalu jälgimisse ja ma võtsin maha -13 kilo ja tegelikult pluss-miinus siia-sinna on see säilinud ja ma mäletan seda, et mis sa lihtsalt tuletasid mulle meelde, et minu jaoks jäi puudu seal sellest vaimsest toetusest, et nii mitu punkti ja nii edasi, mida sa kõike tegema pidid, et justkui sellise robotina, aga just see, et minu sees sündis otsus, et vot nüüd on nii, sest ma nägin nii palju vaeva selleks ja ma olin nii pedantne ja mida iganes ma seda tegin, mõõtsin ja kaalusin, et siis ma tundsin, et kuskil peab olema mingi muu lahendus ja siis ma mäletan seda, et ma tegin otsuse, et aga mis siis oleks, kui ma võin kõike süüa, mida mu keha tahab. Ja vot see muutus toimus minus, et ma tundsin, et vot ma ei tahagi tervet potti enam seda, ma ei tea, jäätist ära süüa või mis iganes, et siis olid, et milleks ma täiesti vabalt võimeline olin. Ja kui ma ise noorem olin, siis ma üldse ei häbene öelda, et ka mina mõtlesin selle peale, et mingi lahendus peab olema, et lõigake midagi ära või et rasvaimud ja mis siis olid. Aga ma ei läinud seda teed ja kui ma selle otsuse tegin, siis see niimoodi on jäänud, aga lihtsalt selle kõige toetuseks, sinu toetuseks saan ma öelda seda, et see, mis sa vaimse poolega teinud oled, on minu arust üks väga suur osa selles kõiges. Ma just mõtlesin selle peale, et seal tõenäoliselt mängis kõige rohkem rolli, et see punktide jagamine ja kaalunumbri näitamine oli ju seal. Ja see oli vastutuse äraandmine. Et ma ei võtnud ise vastutust, vaid justkui vastutas keegi teine minu eest, kui ta ütleb mulle, ta ju ütles mulle, ma olen tubli siis, kui ma oli seal miinus ja siis ta ütles midagi teist, kui seal ei olnud seda ja see vastutuse võtmise koht on minu arust see, et mina ise vastutan oma keha eest ja enda tunnete eest tegelikult. Et see vastutuse teema nagu, see väga meeldib mulle. Absoluutselt, see on nagu nii oluline täpselt, et sa ju ise vastutad, et kas sa otsustad jääda diivanile ja lesida ja võtta, ma ei tea, järgmine pokaal veini või tükk kooki või sa ütled, et keha tunneb juba, et tahaks ju liikuda ja kui see rütm on sul sisse saanud, siis mina küll tean enda kogemusest, et keha lihtsalt ütleb, kuule, mine nüüd liikuma, mine trenni, mine tee midagi, sest et ta on harjunud selle uue rütmiga, eks ole. No see on, ma imestan ise ennast. Mina, kes ma ei salli lumekrudisemist tällal. Päriselt? Jah, see on üks hääl, mis on minule ebameeldiv. Väga huvitav. ja vaatamata sellele olen ma võimeline kõndima ja tekib tunne, et ma tahan minna kõndima, sellepärast, et ma tahan kõndida. Ma suudan nagu seda ignoreerida kuidagi, mis iganes moodi, et ma ei tunneks seda krudinat. Ma ei liikunud talvel ka siis, kui ma olin väike, suur lapsena, no tõesti ei ole lumi meeldinud. Mul on sellega mingi oma teema olnud. Praegu mul on jumal ükskõik, kas see lumi on või ei ole, kui ma tahan kõndida, siis ma kõndin ja nii ongi. aga mina kõnnin talvel õues vabatahtlikult, et ma selleni olen jõudnud, see paneb mind ennast ka imestama. Et sellesse kohta olen jõudnud. Ja kusjuures ma tahan siin mainida, hea kuulaja, seda, et me oleme mõned korrad Kadiga kokku saanud. Me küll kohtume harva, aga et kui tekib idee, et saame kokku,
siis me ei saa kokku mitte kunagi kohvikus, vaid et lähme kõndima. Ja minu arust on see nii äge, et tõesti, et kas alati on vaja kohvitassi taga või mingi hea asja taga olla ja seda ka on vahel vaja, ma ei eita seda, aga lihtsalt, et see on minu arust nii mõnus, et see elustiil on sinusse juurdunud, et sa tegelikkuses nii tahad seda kõike kogeda. Aga tulles Kadi tagasi selle juurde, et kui sa alustasid perearsti juures, ma saan aru, kas siis sinule pandi selline diagnoos, mis siis sundis ka sind ikkagi minema sinna operatsioonile või kuidas see sinu puhul perearstiga oli? Ma natuke ikka vaidlesin, Aha. et tema arvas, et ma võiksin seda Ozempikut kasutama hakata, aga mina ei julgenud, sest ma tean, et mu veresuhkrud on korras ja ma ei tunne seda Ozempikut selliselt, et ma teaks tagajärgi. Et oppe on lihtsalt nii palju kauem tehtud ja nende tüsistused on justkui teada ja see tundus mulle turvalisem, kui ma tean, et mis seal tegelikult võivad olla nii tüsistused, head, vead, et ja see tundus nagu mulle nagu loogilisem, et kõik need uued preparaadid ja ma ei vaidle, mõnele sobivad väga hästi, aga ma teadsin, et see ei muuda mu elustiili. Mulle nii meeldib, kui sa seda ütled, sest see tõepoolest on ju see, et kui me haarame mingisuguse välise abi järele, okei, operatsioon on ka väline, täiesti nõus, aga just nimelt see, et ma võtan mingi tableti sisse ja siis juhtub minuga ime, väga paljud loodavad sellele ja olen ka mina kunagi sellele lootnud, eks, et äkki miski aitab, eks, aga ikkagi kõik see, mis on su kahe kõrva vahel, aitab väga palju ja samas see, et Eestis tehakse üle 1000 maovähendusoperatsiooni aastas, eks ole, ma lugesin, et 2023 oli rekordaasta, kus oli natukene alla 1300 operatsiooni, et seda ikka on päris palju ja kui sa ütled, et operatsioone, igasuguseid operatsioone küll, aga ka maovähendusoperatsioone on tehtud ikkagi oluliselt nagu rohkem, siis mulle tundub, et see on nagu turvalisem, et kui ma lihtsalt nagu kuulan sind, et kui on vaja sellist otsust nagu teha. Minule endale, see oli minu enda argument puhtalt, ma ei suutnud ennast panna sellesse olukorda, et ma hakkaksin seda Ozempikut tarvitama ja samal ajal ma muudan ära oma toitumise totaalselt, et ma oleks seal suutnud magusa välja jätta. Ma tõesti ei usu seda. Ma tõesti ei usu seda. Või et ma oleks diivanilt püsti ennast ajanud ja jälle kõndima läinud. Et nii suurt võimu sellel rohul ei ole. See on ikkagi vaja enda sees leida ja kuna minul oli nii palju nõrkust, ma tundsin ennast, et mis on mu nõrgad kohad, siis ma ju saan aru, et mida ma tegema pean, et ma muutuks. Ja arst siis nii-öelda nõustus sellega, et okei, kui sa Ozempikut ei taha, siis... Jah, me tegelikult pidasime läbirääkimisi, tegelikult paar visiiti oli meil, vaatasime analüüse ja asju ja ma lihtsalt jäin endale kindlaks, et äkki selle otsuse siis teeb kirurg, et mitte meie siin ja praegu, kuna me ei ole nii-öelda spetsialistid, aga kui kirurgi juurde jõudsin, siis ei olnud küsimustki. Jah, kõik näidustused on olemas ja hästi põgus visiit, vähese jutuga mees, aga väga konkreetne, mulle väga hästi sobis. Et ja siis jäi nii-öelda ootele, et info anti kätte ja siis aasta hiljem vist võeti alles ühendust, et kõik uuringud, mis on vaja enne ära teha, et saaks tehtud. Ja mis sa selle aastaga tegid? Mis siis su elus toimus? Kas see oli see koht, kus ma ju lähen varsti operatsioonile, et nüüd ma võin, ma ei tea, ei, sest ma ei olnud veel otsustanud. Ma ei olnud veel otsustanud. Et see otsus, kui märtsis oli lõikus, siis kõne tuli detsembris ja seal ma langetasin otsuse, et ma tahan muutust. Aga elu mängib huvitavalt, et detsembri lõpus oli mul siis sapikividopp ja siis ma muutsin ju samamoodi veidi toitumist, et pehmemad toidud ja mis seal natukene hakkas nagu sellega. Ja siis ma mõtlesin, vaata, kuidas elu mängis, et ma nägin selle osakonna ära, ma nägin personali ära, tekitas turvatunnet see kõik seal, kuidas asjad toimusid ja ma tegelikult tagantjärgi saan aru, et see oli väga hästi, et need sapikivid nii-öelda probleemi sellel hetkel põhjustasid, sest kui need oleks sinna jäänud, siis väga sageli opi järgselt on sapikividopp järgmine op.
et see on üks nendest tüsistustest nii-öelda või noh, mis sealt võib järgneda. Et vaata, kuidas asjad juhtusid justkui. Oma loogilist rada pidi pigem. Aga see oli küll, ma mäletan, et need 2 kuud, jaanuar-veebruar, kus ma mõtlesingi täiesti teadlikult, et ma söön praegu neid asju, mida ma tean, et ma siis ei saa. Ja seda, mida mu keha nii-öelda küsib siis. Ehk siis mille isu mul on, et ma ei takista seda, ma ei lahminud sisse, aga lihtsalt mõõdukas koguses, aga et ma kõiki neid maitseid, mida ma tahan veel praegu saada, et mis on mulle justkui noh, nii-öelda olulised, et mis on mälestused või mis iganes, et neid ma lubasin küll täiesti teadlikult endale. Aga noh, see kohe oli +5 kilo. Oli ka? Jah. Aga siis seal oli küll see tunne, et aga see 5 siin või seal, noh, mis seal ikka. Et see, aga see oli jah huvitav, et see 5 kilo nagu kohe mängis see. Aga Kati, kas sul siis diagnoositi see haigus ka, see metaboolne, mis ta siis on? Ta pannakse vist rasvumus. Ja, et see diagnoos läks sinna ikkagi kirja ja see on ikkagi diagnoosina olemas. Siis see ikkagi tähendab seda, et ongi rasvumine see, et sa võid dieete proovida, sa võid mida iganes proovida, aga kuna su keha lihtsalt võibki selle hetkeks järgi anda, need kilod, sa oled tubli, sa võtad maha, aga nii kui sa natukene libastud, nii see tegelikkuses tuleb kõik tagasi ja sellest ei ole tolku. Jah, seni kuni ei muutu elustiil. Noh, see elustiil, see, noh, me paneme endale dieediga justkui mingi ajaraami, et ma siis olen sellel hetkel tubli, siis justkui kõik on hästi ja siis tuleb elu vahele, mingid lasteasjad, mingid muud mured või midagi siukest, mis see väike amps siit, mis see, ja siis ta läheb jälle ja läinud ongi. Et kuidagi, et ma olen ju ennast ka piitsutanud nii-öelda igasuguseid asju proovinud, aga vaata, see ongi seesama, et kuna ma õppisin ennast tundma, et mis mind võiks aidata või mitte aidata, et siis sealt ma sain aru, et ma nagu päriselt tahan elustiili muuta, ma päriselt tahan, et liikumine tuleks mulle soovina, mitte peale surutuna, vaid et ma tahan seda teha, sest kui ma tahan, siis ma ju teen. Aga kui ma surun ennast midagi tegema, siis tegelikult see ei ole jätkusuutlik, ta on lühiajaline. Just. Sest vaata, kõik need dieedid ju, nagu sa ütlesid, et see on periood ja siis inimese peas toimub see, et saaks ainult läbi, siis ma saan jälle süüa. Ja lihtsalt nii paljud on seda öelnud, et kuna ma olen ise selle teemaga ju kokku puutunud ja see, et kui ma siin kuulan, siis ma mõtlen, et aga huvitav, et miks seda elustiili muutust ei toimunud sul siis, et vot, et nüüd ma ei tea, pean mingit dieeti, nüüd ma hakkan liikuma tegema, siis see ei olnud kuidagi sinu sees valmis küpsenud otsus. Ma arvan seda sama, et see ma ei olnud ära otsustanud, et ma nii tahan või mul äkki ikkagi olema nii palju tüüpe, et mul on vaja välistegurit, mis sunnib mind mingiks ajaks mingisse kohta, aga selle ajaga saab toimuda muutus. Või et noh, võib-olla see sama vastutuse võtmise kohta, et ma nagu kogu vastutust ei jõudnud nagu endale võtta, et tahaks kuidagi, et keegi avaks mingi ukse, ja siis lähen sinna. Ja ma andsin ju endale väga selgelt aru, et see on ainult ukse avamine. Et edasi pean mina toimetama. Et noh, edasised valikud sõltuvad kõik minust endast. Kuidas su pere sellesse suhtus, et sa sellise otsuse tegid? Nad on, kuidas ma ütlen, et ei ole seda, et nii tore, et sa mingisuguseid asju teed, nad on nagu kogu aeg olnud mu selja taga, toetanud, nad on noh, täpselt see, et tee, mis sa ise heaks arvad, et sul hea on. Nagu, et see täpselt on nagu vaikiv toetus või see on nagu kogu aeg olemas olnud. Et aga väga vähesed teadiski ainult minu enda pere ja võib-olla paar sõbrannat ainult teadis, et ma seda üldse plaanisin, seepärast, et ma ei olnud ju lõpuni kindel, et ma sellega üldse kuhugi jõuan või mis ma teen sellega. Ja ema sai mul teada alles mõni nädal pärast toppi, et ma tegin selle. Ma ei tahtnud mitte kedagi muretsema panna või et mingeid ootusi või ma ei tahtnud teiste lugusid kuulda, sest kõigil on keegi, kes on seda teinud ja kõigil on mingisugused kogemused, et ma panin endale kindla otsuse, et ma lähen kogen ise ja siis vaatab edasi, mis saab.
et see oli nagu see koht. Jaa, okei. Sa läksid sinna operatsioonile ja see tee kokku oli siis kui pikk? Aasta ja peale? Aasta ja peale, peaaegu 1,5. 1,5 aastat. Ja kui siis see operatsioon tehtud oli ja kui sa nüüd üles ärkasid, mis tunne sul oli? Minul oli selles mõttes selle üle väga hea meel, et kuna ma narkoosi väga hästi ei talu, siis mul oli väga hea meel, et ma ei iivelda. Ma lihtsalt magasin terve selle päeva maha ja mul oli väga tore paratikaaslane, me olime koos sellel teekonnal ja siis me 11 utsitasime, et davai, lähme jalutama ja siis me jalutasime mööda koridore nii palju kui vähegi jaksasime, et oma selle tilga jalaga kahekesi seal tatsasime särkides, et no täpselt see oligi. Aga 11 me utsitasime hästi, et see nagu väga hästi toimis. Sa ütlesid paratikaaslane, kas te suhtlete täna? Ja suhtleme. Kuidas temal läheb? Ka hästi, et me nagu nüüd hiljuti kogemata kohtusimegi ja me jõudsime just vestlusega selleni, et mis on need kõige häirivamad asjad tänases hetkes, kus sa oled. Ega sa ometi rohkem alla ei võta. See küsimus, ma ütlesin nagu, oleks, et ma teaks. Ma lihtsalt elan nüüd sellist elu, söön sellist toitu, ma ei tea, mis see kaalunumber teeb, tegelikult mind ei huvita ka. Et nagu, et sellised nagu mingid naljad nagu, et seda saavad aru ainult need, kes seda kogevad. Ja siis sa näed inimeste, ma ei tea, kas siis ebaterve huvi või mis see on, et siis, kui sa kaalus juurde võtad, siis keegi ei tule küsima, kuidas sul läheb või et kas kõik on hästi. Aga kui sa alla võtad, siis tullakse küsima, et kuule, kas kõik on ikka hästi. Noh, et või siis, et öeldakse, et nüüd sa oled tubli. Mis ma enne oli, ma olin nagu tubli. Minu jaoks kõige veidram oli see, et kas on energiat rohkem, see on minul rohkem energiat, mul oli siis ka palju, et ma pulbitsen sellest anyway, et vahet ei ole, kas ma olen suur või väike, et see energiatase mulle ei muutunud. Just ja vaata, see näitab nii hästi ära, kuidas see ühiskond meil siis on, eks ju, et kuhu poole ta kaldu nagu on, eks ole, et selles suhtes et ma usun, et on väga palju vaja sellist, naine võib ka öelda mehisust on ju, et sellega hakkama saada, et kuidas inimesed reageerivad ja mida nad ütlevad, et aga kuna see jutt praegu siia läks, siis mis on kõige sellisem huvitavam, ma ei tea, kompliment, mis sulle öeldud on, kui sa näed inimest? Kaua oli mul raske vastu võtta seda, et sa oled nii väike. Võt see oli siuke, et mis mõttes, ma vaata, kui suur ma olen, ma tunnen energiat ju, et mul on energiat nii palju, et ma olen nii suur, et see, et ma nagu väliselt väike olen, selle vastuvõtmine oli nagu, ma ei uskunud seda, et nad ütlesid või ma ei saanud nagu seda kohta kätte väga kaua. Aga ma tean täpselt hetke, kus ma sain. Nii, ma just tahtsingi küsida, et vaata, siin on ju see koht, kus tegelikkuses inimesed, kes võtavad kaalust alla, siis see mina pilt ei tule järele, eks? Ja ma tean ise enda puhul seda, et poest ostsid ikka suuremaid riideid, kui tegelik number oli ja ka kuna see klõkk siis nagu käis, kuna sinul see käis? Et sa said aru, et sa oledki väike? See oli sügisel millalgi. Tegelikult 1,5 aastat oli ikka väga keeruline emotsionaalselt, et ma suhestuks selle peegelpildiga, et ma vaatangi peeglist, et see olen mina, et mul on kohale ja ma ei tea, kas on sellepärast oli see minul eriti raske, et kuna ma õppisin ennast armastama suurena ja siis see väike inimene seal ei olnud nagu see sama inimene enam, vaata, et nagu, et ma nagu pidin just kui uuesti üles ehitama seda enesearmastust sinna. Et see võttis ikkagi aega. Aga ma tean täpselt, see oli jälle mingi suvaline hetk mingist hommikust, ju nädalavahetuse hommik oli, et kui ma oma 160x200 voodis istusin selle koha peale, võtsin põlved lõua alla ja vaatasin, et issand, ma olengi väike, see voodi on nii suur. Nagu, ja võt milline hetk pidi olema see, et ajule kohale jõuaks. Ja just. Et nagu et siis said aru, et ma võtan siin vähem ruumi kui see padi, et nagu kuidas see võimalik on. Et mitte, et ma enne oleks mõõtnud seda, aga lihtsalt see kuidagi see voodi mõõde andis nagu selle tunde, et ma olen väike ja siis ma hakkasin nägema ennast väiksena. Et see klikk pidi nagu toimuma. Aga ma mõtlengi, et hästi huvitav on olnud see, et ma olen isegi vihane olnud, sellepärast, et kõik riided on kapis suured. Saad sa aru?
et noh, see tähendas minu jaoks jälle poodi minemist või midagi pidi jälle kuskilt endale soetama, saama ja see tõesti sükest nagu, see tekitas isegi nagu mõnevõrra viha, et mitte ühtegi asja ei ole mul seal nagu kapist kohe võtta, vaid et ma pean vaatan jälle, et kotist siit või see ei ole üldse ilus seljas või et noh, et täiesti garderoob on ikka totaalselt välja vahetud, aga seal Facebooki grupp on ju ka bariaatria grupp ja seal minust parim asi, mis seal oli, et keegi ütles seal nii toredasti, et ainus asi, mida sa välja vahet, on põhimõtteliselt kõrvarõngad. Jalanud, prillid, kõik asjad vahetad sa välja. Et see, aga see oli minu jaoks nagu täpselt siuke, ma enam ei oota nagu midagi muud, ma siis tean, et kõik asjad tuleb välja vahetada. Aga kui sa ütlesid, et sa nii-öelda nagu vihastusid, et kas sa pärast hakkasid naerma, kas see on selline hea, positiivne viha, aga tavaliselt ikkagi, kui sul see püksi näeb kinni ei lähe, siis see on ikka palju hullem, ma kujutan ette, eks see ei ole see, et nüüd on nagu tõmbad kuu sisse, nüüd läheb, on ju, okei, võib minna, aga tegelikkuses, mis seal toimub, et inimene satub reeglina mõnest kilost, 2 kiloski stressi, et issand, ma olen jälle juurde võtnud, sest väga paljud inimesed kaaluvad ennast iga päev, mõni kaalub 3 korda päevas, ma tean inimesi, kes kaaluvad ennast peale igat tampsu, kui nad on võimalusel kodus, et tegelikult me ei anna aru, kui katki võib kehakaalu teema inimesi teha, et just vaimselt, et see on hästi-hästi suur teema tegelikult ju meil endiselt ühiskonnas ja mulle tundubki see, et me võime rääkida sellest, et kui palju ja mida süüa ja kui tervislikult süüa ja kui palju liikuda, aga on ikkagi üks asi. Ja see on see sama, mille sina ära tegid, see oli otsus. Ja kui sa tegid otsuse, Kati, sa hakkasid liikuma isegi lumega, ma tahaksin küsida, no kas sa nüüd armastad seda lumekrutinat oma jalataldade all või sa suudad selle välja lülitada? Ma lihtsalt lülitan selle välja sellepärast, et mis see keha vajadus on nagu nii suur, et sa tunned, et sa tahad nagu kõndida, et vaatamata sellele, et see lumi krudiseb. Okei, aga ütle, Kati, sellist asja, et kui sa nüüd sealt operatsioonilt koju lõpuks jõudsid, siis oli sul, ma saan aru, mingi menüü nii-öelda, mida sa pidid teatud perioodi jälgima. Kui pikk see periood oli, kui sulle oli antud ette see, et vot, sa pead praegust nii sööma? Ma juba vist ei mäleta, et ma arvaks, kuu aega oli kindlasti, kuu kindlasti oli, võib-olla tuli ka 6 nädalat, aga ütleme kõik see, et sa harjutadki ennast ümber sellega, et sa sööd sageli ja väikseid portsjone, et see kui väike see portsjon siis on, see tundub nagu linnupette. Alguses oligi 30 milliliitrit. Tänaseks on see sükene 200 natuke peale, et ta on nagu nii palju suurenenud küll, aga ta ei ole ka veel niimoodi, ma ei tea, taldriku täitma ei võta jätkuvalt, et ma tahtsin just küsida, et kui sa lähed välja sööma ja on praad, et siis ma ei telligi seda, kui mul ei ole teisi sööjaid kaasas nii-öelda, siis see on mõttetu raiskamine, et ma valin väljas söömiseks ainult neid kohti, kus on okeid eelroad, et selle enam-vähem suudab ära süüa, aga võib-olla ka mitte kõike, sõltub sellest. Kas see tähendab seda, et sa ise tead, et su magu on väiksem ja sa söödki vähem? Tegelikult keha annab märku. Ma tunnen praegu väga hästi ära, kui kõht saab täis. See piir tuleb hästi kergesti paika. Et ma ei ole seda tunnet õnneks veel ära kaotanud, et see tunne on minuga jätkuvalt, et ma tajun ära, et nii, nüüd on kõht täis, rohkem ei võta midagi. Ja järgmine amps tuleb paari tunni pärast ja see on okei. Kas sa sööd iga paari tunni tagant? Nüüd võib-olla isegi tuleb pikemaid pause, aga alguses küll jälgisin seda 2-3 tundi nagu vahet nagu väga hoogsalt, sellepärast, et kui see algus on ja keha on nii puuduses nii-öelda toitainetes, siis see nõrkustunne ja kõik see enesetunnet mõjutab. Aga nüüd tänaseks on keha nagu selle karjunud, isegi temperatuuri juba hoiab enam-vähem. Et kui alguses kaal langes hästi hooga, siis ma suvel käisin villaste sokkidega. Ma tean seda tunnet. Et nii lihtsalt oli, et nüüd on natukene paremini hoiab juba, et ma vahepeal võtan kodus sokid jalast ära. Et tuba on ju soe kogu aeg ühtemoodi, lihtsalt minu taju või see, kuidas. Et nüüd nagu keha on natukene harjunud, et enam nii paksult ei pea riides olema. Okei. Sa Kadi ütlesid seda, et sa magusat enam ei söö, aga kas sa muidu sööd kõike? Ma mõtlen liha, kala, kana, ma ei kujuta, et absoluutselt kõike. Krititud toite ei söö, selles mõttes, et mis oleks rasvas küpsetatud, see on, ütleme, ikka täiesti väljas, seda ma tõesti ei Kas sulle maitse või see lihtsalt, et ma kardan, et mul hakkab halb.
on täiesti aus vastus, ma lihtsalt, kuna need mõned korrad seda kogemust on olnud, see oli vist suvel mingi üritus, kus ma sain friikartuleid ja kõik oli väga hästi, sõin järgmine päev samas kohas ja tekkis halb enesetunne ja mitte koguselt, ma ei söönud isegi seda portsjoni ära ju, aga siis ma sain aru, et ma ei saa kindel olla, kui vana rasva sees nad teevad. Ja see rasva vanasus justkui mõjutab seda, kas mul hakkab halb või ei hakka, et noh, jälle, kuidas selle märgata, vaata, et mingid ootamatud olukorrad ikkagi tekivad, kus enesetunne, minul õnneks on see dumping selline, et mul on vaja lihtsalt olla üks pool tunnike, 40 mintsi pikali, magada võib-olla selles hetkes ja siis mul on okei olla. Et noh, et ma nagu selle olen vähemalt ära õppinud, minu jaoks on see nii, et mõned korrad ma olen seda kogenud ja siis valid ikka väga, et magusaga, noh, minu magusus on üks tatel. Noh, ja nagu, ja sellest tõesti piisab. Nüüd on nii toredad tatleid ju müügil erinevate maitsetega, et ja seda pakki ma söön ikka, ma ei tea, nädal-2. Nädal-2 ühte tatlipakki nende erinevate maitsetega ja võt see on nüüd see koht, mille peale ma kujutan ette, et väga paljud võiksid mõelda, sest mind ei üllata, kui see pakk läheb ühe korraga sisse, eks ju, ja veel teine pakk otsa, et aga tõesti see, et kuni 2 nädalat süüa, kas seal nii palju neid seeski on? Et, aga noh, kui ta seisab, eks iga päev ei söö, siis loomulikult, eks, et seda küll. Kusjuures ma tunnistan seda, et ka minul on üks tatlipakk kotis, praegu tuli meelde, et üks klient tõi mulle ja see on nagu mul selline, kuidas ma siis ütlen, hädaabi või, et kui on mingisugune hetk või periood läheb pikaks ja sa tead, et sa kohe ei saa, siis et see veresuhkur ei lange, vaid sa võtad tatli ja siis on juba parem olla, et ja siis sa saad normaalselt süüa, et selline hädaabi pakikene, et või siis kunagi oli mul tõesti tume šokolaad see, mis seisis kotis ja see on nii huvitav, kuidas ta ühel hetkel, no see on see 72% ja peale, ja ühel hetkel ma tundsin, ma ei taha üldse seda enam. Et ja nüüd mul ei ole enam seda kotis aastaid, seda tumedat šokolaadi, sest see oli nagu ka see mingi nagu kuklas, et noh, kui on vaja, kui tekib isu, aga see kadus ära seisu ja ei ole enam neid selliseid isusid, et nüüd tahaks nagu midagi. Okei, magusat sa ei söö, siis kuidas näiteks sa kuskil seltskonnas oled, et kas sul ei teki, vaatad, laud on kaetud, kõike head ja paremat? Eks ma ampsan midagi, aga ma valin, mida ma ampsan. Et eks ma olen ka koogiampsu võtnud, aga näiteks et kui ma tean, et on ise tehtud kook, seal on kohupiim kasutuses olnud, siis ma võtan selle kohupiima osa, ma ei võta biskviidi osa. Võtan selle vaarika ja natuke kohupiima. Et noh, kuidagi siukseid nagu kuidagi võib-olla see, et ei oleks lisatuid suhkruid, see käib muga ka kaasas. Et naturaalne suhkur on kehale omane, et seda ma võtan puuvilja ja banaani ma söön päris korralikult. Et kui alguses sai väiksed ampsud võtta, siis nüüd ma ikka ühe banaaniga saan vabalt hakkama. Ma tahtsin just küsida, et kas sa terve banaani sööd ikka ära või sööd seda ka nüüd on okei. Osade kaupa, okei. Et banaan on nagu sageli kotis igaks juhuks jälle, et kui ma ei tea, kuna või kuidas ma süüa saan, juustupulgad on väga hea kotis hoida, et need toimivad väga hästi. Et saab nagu, ma ei teagi, see ei ole tegelikult nii keeruline, kui see tundub, aga see vajab kindlasti alguses nagu tähelepanu ja seda aega, et harjuda ja seda ma endale andsin, et ma ei kiirustanudki tööle, et ma olin kindlasti pikemalt kodus, kui enamus selle opi tegijad on. Et ma täiesti teadlikult võtsingi aega, et ma tahtsingi, et ma harjuks ära mingite asjadega, et enne kui ma võtan endale nii-öelda lisa, noh, et ma pean aju kasutama hakkama või ma pean tööd tegema, et siis mul on juba kehas mingid rütmid olemas ja nii edasi. Okei. Aga ütle, Kadi, seda, et me rääkisime sellest, et sa avastasid ennast voodi pealt, oma suure voodi pealt, et sa oled nii väike. Et kui me tuleme selle vaimse poole juurde, et kuidas see vaimne pool tegelikult sellele kõigele järgi tuleb? Sest et see, et sa küll seda natukene jagasid, et ja ütlesid, et sa nagu isegi vihastusid, et kõik riided on nagu suureks jäänud, et see tegelikkuses on just see, et see minapilt peab järgi jõudma, et milline ma olen, millise otsuse ma teinud olen, mida ma võin, mida ma ei või ja mida ma tahan, eks, et see on üks asi. Vot ja nüüd mul tuli üks asi meelde, mida ma küsida tahtsin, et kas see, kui sa teed valikuid toitumise osas, kas sa tunned enda sisemuses midagi sellist, et see on sinu eduelamus, et ma ei taha seda enam?
ma olen selle uskumuse nüüd justkui purustanud või harjumuse muutnud ära ja ma tunnen seda eduelamust, ma nagu see tekitab hea tunde. Ma ei ole vist seda endale niimoodi sõnastanud, vaid et keegi küsib, jälle vaata kuskilt, seltskonnas, et kommiampsu, ei, see on nii normaalne ei öelda, et ma nagu ei mõtlegi enam teistmoodi, aga ma panin tähele küll, et kodus kommikauss, kui opp oli just värskelt tehtud, ma kõnnin mööda, hakkan võtma ja sa saad aru, et vaata, milline harjumus on. Ma tegelikult tunnen, et ma ei taha seda, aga et käsi läheb ise. Et kui palju komme või kui palju krõpsu või mingit muud asja me niimoodi sööme, et me isegi ei mõtle, et me sööme. Et see oli küll, mida ma märkasin, et kuidas see muutus nagu, et miks mu käsi läheb sinna. Kusjuures see on hästi oluline koht kõigile, et kui öeldakse, et kuidas üldse märgata seda, mida ma söön või miks ma olen rahulolematu iseendaga, et see sama, mis sa ütlesid, et mis on see miski, mis sirutab selle käe sinna kommikaussi ja kui sa saad aru, et ma hakkan seda kommi võtma ja see on harjumus, aga võib juhtuda nii, et sa sööd ära mitu tükki või terve paki ja sa ei, kus kommid jäid, et seda võib juhtuda, kuid just see, et see muutus hakkab sellest hetkest, mille sa just väljast tõid, et mu käsi läheb, aga ma võtan ära ja ma ei võta seda kommi, sest ma tean, et see on harjumus või ma lähen kuskil, no ma ei tea, kuskil on head lõhnad, eks ole, ja ma tahan seda, ma ei tea, saiakest või mida iganes ja siis ma lähen ostan, et ma võtan 2, aga keegi ei näe ka, võtan 3 ka veel, eks, et me ei märka neid programme, mis on meie sees. Tööl on meil tore kohvik, kaneelisaiad ja asjad ja lõhnad ka, väga head lõhnad, aga nii veider, kui see ka pole, ainus asi, mis sind päriselt isutab sealt, on seal nende kohvi, sest see tõesti maitseb. ja ma teisi asju isegi nagu ei näe, mis et lõhnad on, ma nagu, see aju nagu oleks ümber programmeeritud, et sa nagu näed, et see seal on, võib-olla vaatab mõnda krossanti siukse pilguga, et tegelikult võib-olla tahaks, aga kui ei, siis ei ja mis seal ikka, et saab teisi valikuid ka teha, suppi saan ka kõrvalt võtta. Et see on ka okei. Kas sa oled, Kadi, hakanud toitu rohkem nautima? Ma arvan küll. Et võib-olla see sama, et see toit on saanud nagu sõbraks, mitte ta ei ole enam vaenlane. Ja et kui ma nagu pärast oppi hästi selgelt tajusin, kuidas oli nagu emotsioonid ja toit nagu, see oli nagu läbi lõigatud, ma ei oska seda teistmoodi nimetada, et ma pidin oma emotsioonidega ise toime tulema ja nagu ise vastutuse võtma, et enda emotsioonidega hakkama saada, mis iganes mu sisse siis koguneb ja mitte, et seda siin opijärgsel perioodil vähe on olnud, aga ma ei lohuta enam ennast toiduga. Või et ma ei leia nagu sellest toidust endale seda head kaaslast. Aga millega sa ennast lohutad? Vajad sa üldse lohutamist? Ma arvan, et need jalutuskäigud aitavad nagu võib-olla hoopis rohkem või ma nagu kuidagi see on nii ümber suunatud, et ma luban endal tunda tundeid, mitte ei lase neid lihtsalt kinni toppimiseks nagu või toiduga või see, et või alla suruda. Jah, ma ei nagu, ma luban tõesti tunda endal, kui ma olen kurb, siis ma olengi kurb ja siis korjad oma killud kokku ja läheb edasi. Et aga just see, et nagu see tunne tuleb, ma lasen tal olla, oleme korra koos ja siis lasen minna. Et võib-olla see uskus on nüüd küll natuke paremaks läinud tänu sellele, et harjumuspäraselt ei võta enam seda sööki sinna. Ma nii tahan seda üle rõhutada, et armas kuulaja, et jälgi ennast selle poole pealt, et kas kui sa ennast nagu natukene jälgid, et kas sul on olnud elus hetki, kus sa topid toiduga kinni oma emotsioonid, oma valud, oma pettumused, süütunded ja ei võta vastutust, et tegeleda oma emotsioonidega. Ja kas sa oled ka vahel märganud, et tõesti see kommikott või küpsisekauss saab nii kiiresti tühjaks ja siis sa mõtled, et tahaks nagu veel. Aga mitte ükski komm, mitte ükski üle söödud amps ei vähenda tegelikult seda emotsionaalset poolt sinus, et sul on vaja oma emotsioonidega tegeleda, et siis vähenevad ka pinged ja see sagedus, mis haarab seda või tahaks haarata seda kommi ja küpsist, et kas see tegelikult ju väheneb või kaob siis sootukseks. Aga Kadi, ma tahan ikkagi küsida sellise küsimuse veel, kui me hakkame siin otsi kokku tõmbama, et sinus on hästi suur muutus toimunud, see on selge. Kas
kumb siis toimus kiiremini, kas nagu see, kuidas sa oma keha nägid või see, mis su mõtteviisis toimus? No keha muutus nagu väga kiiresti, aju ikka võttis väga kaua aega, enne kui järgi jõudis, et ma tõesti võttis see aega rohkem, ma ei uskunud ennast, ja ma ei uskunud oma peegelpilti. Ma ei nagu, ja seekord ma tundsin, et ma pidin seda kuidagi nagu enda jaoks ise lahti mõtestama, enda jaoks pause võtma kuskil niisuguseks vaikuses olemist ja enda jaoks nagu lahti mõtestama just kogu seda protsessi siis. Et kes ma olen, kui ma enam suur ei ole. Noh, veider on ju. Aga kes sa oled? Mina. Kui sa nüüd enam suur ei ole? Tegelikult olen ma täpselt seesama inimene, aga oma keha armastav naine. Ja eks need otsused ju on ka kõik tulnud ju selle pealt, et ma olen ennast armastanud, siis ma armastan oma keha nii palju, kui ma saan ja pakkudes talle nii-öelda head kütust. Aga teine asi, mis ma tahtsin veel pilti tuua, on see kaalunumbri jälgimine. See on küll nüüd varasemate kogemuste pagas, kus ma panin endale kindlalt raamid paika, et nädalas korra. Et ma ei käinud iga päev kaalu peal, ja nädalas korra ja 6 korra ma mõõtsin ennast, et sentimeetriga, et just see sama, et endale tekitada nagu mingite numbrite jada, millega sa saad aru, et see päriselt on juhtunud. Sest me ei usu seda, see on tõesti, see võtab nagu aega, et nagu ikka veel on nüüd see 42 kilo veel vastuvõetamatu justkui. Aga see mõte jah, siuke, et ma panin endale hästi võib-olla sellised piirid paika, et kuidas ma saaksin võimalikult ennast toetavalt olla selles nagu teekonnas. Ma just mõtlesin selle peale, et huvitav, et mis siis juhtuks, kui ei tule see vaimne pool nagu järgi või vaimne pool ei muutu, ehk mõtteviis ei muutu. Kas võib olla see, et ma käin seal maovähendusoperatsioonil ära ja olgu, ma see 6 aega olen tubli ja söön nii, nagu mõned mulle ette ütlesid, aga võib-olla ikka kuskil, et ma näpistan mingisuguse asja, mida ma ei tohiks ja kas siis on nagu see koht, et sellest tegelikult ei olegi kasu? Ma arvan, et see võib nii minna, aga ma arvan, et kõigi lood on nii erinevad, me oleme inimestena ja see stardipunkt on kõigil nii erinev, et ma seal kuidagi ei tahaks nagu üldistada üldse mitte, et ma saan siin täna tõesti jagada enda kogemust, kuidas mina ennast tundsin, kui halb mul oli, kui emotsionaalne ma olin, kuidas ma tean, kui ma katsusin, see oli äkki mai või juuni oma kintsu, see oli nagu mullikile, see ei olnud üldse minu keha, mida ma katsusin, et kuidagi siukene nagu, et enda kreemitamine ja kõik see oli nii teistmoodi, et sa oled ju harjunud ühtemoodi oma keha katsuma, kui sa kreemitad või pesed ennast ja siis äkki on kõik teistmoodi. Kuidas sa ehmatad ära, et ribide vahelt paistab midagi, mis asi see on, polnud siukest konti enne näinudki ja või mingisugused siuksed veidrad asjad nagu või veidrad mured tekivad või ma ei tea, muretsed imelike asjade pärast, või et sul jääb sabakont valusaks pikal autosõidul, et pead omale sõõrikpadja võtma, sellepärast, et nüüd on sabakont, mis tunneb istet, enne ei olnud. Jaa. Aga Kadi, kuidas su nahk on ilusti tagasi tõmmanud peale sellist suurt kaalumuutust? Eks ta ikka on mitte päris ideaalne, aga ma ei tea, ma kuidagi just, kuna ma käisin fotograafi juures, me tegime buduaari sessiooni ja seal tuli see sama teema jutuks, et see naha nagu tõmbamine ja kõik see. Ja siis mõtlesin, et tegelikult vahelduseks päris tore, et tiss mahub oma pihku ära. Väga äge. Et nagu, mis seal vahet siis on nagu? Jaa, sa käisid buduaari pildistamisel. Ja see, ma sain selle kingituseks oma sünnipäevaks, mis oli sügisel ja kuidas ma ei olnud üldse siis valmis. Et ma saaks oma keha näha täitsa uue pilguga. Ja kui ma nüüd jaanuari lõpus seal käisin ja milline äge elamus see oli. Mida sa nägid lõpuks, kui need pildid tulid? Kadri võime on näidata kõikides naistes nende naiselikkust. Ja kui me nagu sellel teekonnal võib-olla nagu natuke oleme sellised robotid, et trenniriided on kõige mugavamad, mingid sellised asjad, et see nagu ja siis äkki sa näed, et
et see on päriselt mina või? Et nagu täitsa teise nurga alt, sa pole ennast mitte kunagi sellise nurga alt näinud või kuidagi siukest. Võin sa jagada? Jaa, see kõlab nii põnevalt, sest tavaliselt, kui ma lihtsalt mõtlen, et ma olen rääkinud erinevate inimestega, kes on ka käinud maovähendusoperatsioonil ja öelnud, et see, et kuidas nad tegelikult häbenevad oma keha, sest see nahk ei ole selline kui vau. Et noh, et kuidas et ma arvan, et ka sinul on seda vaadata, et sellist külge me ju ei näita ka nagu sõpradele, võib-olla sul partner on ainus, kes võib-olla näeb seda nurka ja see, kuidas ta nagu toob välja selle et sa oled nagu sa oled ja sa oled ilus sellena, kes sa oled. Vau. Et ma olen nagu selle kogemuse eest, seda oli väga vaja. See on see koht, mis tõstab, ma kujutan ette, nagu sinu enesekindluse ja ka enesehinnangu tegelikult hästi kõrgele, sest et loomulikult on see, et öeldakse ju, et see enesehinnang võiks meil olla kogu aeg paigas, hoolimata sellest, kui ma teen vahepeal midagi, milles ma ebaõnnestun ja milles ma õnnestun, et ma saan aru, okei, see ei tulnud hästi välja, aga mu hinnang, enesehinnang on paigas, aga kui ma vaatan neid pilte, siis ma kujutan ette, kuidas see enesehinnang ikkagi hüppab lakke ja sa saad aru, et võib-olla ma olen endaga liiga kriitiline ikkagi olnud mingites eluetappides või kuulanud liiga palju teisi või läbinudki neid erinevaid dieete, programme ja saamata aru, et milline ma tegelikult olen, kui ma luban endal olla see, kes ma olen, nii nagu sa ka alguses ütlesid, et julgus olla mina ise. Ja seesama arusaamine, et minus on ka see seksikas naine peidus. Et siin kogu selle teekonnal sa vaatad peeglist ju selle pilguga kogu aeg, et mis on minus muutunud. Et nagu justkui võrdled, et mis nüüd on see, et kuidas käel nahk on, kuidas kõhul nahk on, kuidas kintsud on või midagi siukest, et kuidas see, kogu aeg nagu vaatad seda justkui ja siis ühel hetkel vaatad, aga see ongi see tervik nagu või et see keha on nüüd see keha. Sa ütled nii ilusasti, nüüd ma vaatan seda, mis on minus muutunud. Aga enamus inimesi vaatab, mis mul kõik puudu on, mis mul kõik valesti on, mis mul kõik halvasti on. Kui ma olen rahul olemata oma kehaga, ma seda nagu mõtlen. Seda on nii hea kuulda. Kadi, ütle mulle palun, kui keegi mõtleb maovähendusoperatsiooni peale või mõtleb, et kuidas ometi seda otsust nagu teha, et teha see muutus, et võib-olla see maovähendusoperatsioon on nii, nagu sina ütlesid, selline kardinaalne otsus, eks ole, et nüüd on nii. Aga kes veel ei taha seda teha, siis mida sina nagu soovitad inimestele, kes on sarnases olukorras võib-olla, kus sina olid enne maovähendusoperatsiooni? Mul on nii raske öelda, kuidas teised seda otsust tegema peaks ja ma arvan, see peabki tulema enda seest, sest see ei saa olla mõjutatud partneri, ema, sõbranna poolt, see peab tulema enda seest. Et sest muul juhul me teeme seda ju ikkagi nagu kellelegi teisele ja vastutust ma ei võta ikka ise, vaid vastutuse justkui võtab see siis, kas tema on rahul, kui sa tegid seda. Et see peab tulema enda seest, seal ei ole siukest ühest mõistest ja seal ei ole mitte midagi rohkemat. Et me ei saa seda vastutust sealt ära anda enda küljes, see peab olema see. Ja ma ei saa julgustada, et otsustage, vaid ja mis on õige otsus. Mõni otsustab, et ta on niimoodi okei ja see on ka okei. Et me olemegi inimestena, inimeste kehadena erinevad, ja minu arust see erinevus on ainult tore, kui et vastupidi. Aga kõige olulisem on see, kuidas sa ennast tunned, kui see keha, kus sa parasjagu oled, ei ole see, kus sa tunned ennast hästi, siis tuleb ju mingeid otsuseid langetada. Ükskõik millised need otsused on siis. Et see enesetunne siin mängib kõige suuremat rolli. Ja kuidas sulle tundub, kas enesearmastus on suurem kui siis, kui sa olid ise suurem? Ma ei saa võrrelda, ma arvan, et mul on hea meel, et ma olen täna jõudnud sinna punkti tagasi, kus ma olin, et minuga on okei, et ma olen oluline, minu vajadused on olulised, et ma nüüd usun jälle seda ja saan nagu selle järgi minna. Et ma nagu
ei jäta ennast selja taha, vaid perena on võib-olla raske ennast kuhugi päris etteotsa panna, aga ma olen sama oluline kui mu pere. See on juba väga hea koht, kus olla. Absoluutselt, ma olen sinuga nagu väga-väga nõus. Ja mis on täna, Kadi, sinu jaoks terve mina? Ma tahaks öelda, et kõige rohkem emotsionaalselt terve. Et ja mu keha siis on ka tervem. Et see kooskõla just tasakaal, et ma pakun nii kehale kui vaimule. Et ma pakun endale pause, loen raamatuid, kui ma lähen ka kõndima. Et ei ole ainult üks või teine, vaid et ongi mõlemad sees. Ja kui mina nüüd siin kuulanud olen, siis mulle ikkagi tundub see, et kõik algab sellest, kuidas me iseendasse suhtume, kuidas me ennast vaatame, mis otsuseid me teeme. Ehk siis kõik algab kahe kõrva vahelt. No, just. Jaa. Ja see ongi see sama, siin südames sinna pähe on kõige pikem teekond ju. Just, et on aeg tulla nagu mõistusest südamesse ja kuulata ennast. Mõlemad, see peab liikuma. Ja see peab liikuma, jaa, just täpselt. Väga äge. Aitäh sulle, Kadi, et sa jagasid oma lugu. Armas kuulaja, ma päriselt väga soovin, et sa mõtleksid iseenda peale ja mõtleksid, et kus sa täna oled, kui rahul sa oled oma kehakaaluga, kui rahul sa oled oma mõtteviisiga, elustiiliga, eluviisiga ja millisena sa tahaksid oma elu ette kujutada 80-aastasena ja mida sa saaksid täna teha ise selleks, et sul oleks rohkem tervena elatud aastaid. Ja ma usun, et kui sa ise mõnele küsimusele juba vastad ja saad aru, et võib-olla on tõepoolest targem tõusta diivanit püsti, minna liikuma ja jätta üks komm söömata ja jätta see küpsis võtmata, et tunda ennast oma kehas hästi. Sest kui sa oled ema, sa oled isa või sa oled vanaema vanaisa, siis mina usun, et kui sul ka lapselapsed on, siis nemad tahavad, et sind jaguks kauemaks. Seega mõtle korraks enda peale ja külasta ka tervisetasku.ee kodulehte, vaata teisi osasid, kirjuta meile ja jäta kommentaar, mis on see, mille sina sellest episoodist endaga kaasa võtad. Kohtumisteni! Hommiku valguses oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas.